Ükskord ajaloos on Eesti rahval võimalus järgida absoluutselt kõiki reegleid. ning seeläbi saada vabaks. Ole alati kursis kõikide teadusuudistega. ning pea kõikidest reeglitest kinni. See on Aruküla teadusnõukodu. Kogu. Jah. Tere, Eesti rahvas! Tere ja palju õnne ka minu poolt. Soovime teile kõik üheskoos palju õnne! Jah, aasta aega ongi siis meie uuest huviorbiidi alustalast, milleks on siis surmav taud teadagi. Ja aasta aega on tõesti täis, et Aeg lendab. aga vaatamata sellele, nagu on see nagu tänavapildis näha ja numbriteski selgelt näha, siis kõik inimesed siiski paistab, et veel endiselt kõiki reegleid ei tea, et Jah, et tegelikult on tõeline võitlus alles alanud ning meie kõigi ülesanne on siis nüüd kõik inimesed siis teadvustada, kuidas tegelikult käituda tuleb. Kuidas tegelikult oleks juba ammu aasta aega tagasi käituma pidanud. jah, kui kõik oleks kohe sõna kuulanud korralikult ja ükski inimene ei oleks õues käinud, et näiteks siis, kui öeldi, et ei tohi käia siin väga õues, et siis oleks ilmselt asjad oleks teistmoodi praegu. kohe alistatud olnud see taud ja oleks nagu seda rõõmu nagu siin nende maskidega ja visiiridega möllata, oleks see rõõm olemata jäänud kõik. Jah, kuigi tegelikult on ikkagi üks variant veel kasutamata minu arust, et see on õues ka ikkagi oleksime võinud kehtestada 25% ruumitäituvuse. Jah, iga ruutmeetri peale võib siis olla Õues keskmiselt mingi kindel arv inimesi. Ma ei ole neid arvutusi teinud praegult, ärme jää nendesse numbritesse kinni, see on lihtsalt üks mõte, mille ma välja võiksin, pakkusin nagu. Just. Jaa, et tasub kaaluda, aga kuna meil on ikkagi olemas juba praegu mingisugused kindlad reeglid, mida siis kõik inimesed ei ole veel teadvustanud endale. Kordaks üles need. Jah, tähendab, et meil siin ei olegi nüüd mõtet, me ise juba teame neid niikuinii ja meie saatekuulajad ka kindlasti teavad kõiki reegleid, aga et kuna me ei saa ikkagi kindlad olla, et näiteks inimene, kes on eeskujulik kuskil kaubanduskeskuses, kui ta käib poes, et siis ta küll desinfitseerib käsi korralikult õppevideole vastavate liigutustega ja siis sooritab oma ostud kõik reeglite järgi perfektselt, siis õues võib ta juba näiteks saada 2 sõbraga kokku selle asemel, et järgida korralikult ikkagi 2+2 reeglid, et nad võivad olla 3, et seal selle koha peal, et me ei saa nagu kindlad olla, et kõik, keda me näeme nagu entusiastlikult reegleid järgimas, et nad ei pruugi ikkagi siiski, kui me neid ei näe, siis nad ei pruugi meie silma all neid kõiki reegleid ikkagi järgida. Ei ole eeskujulikud. Aga mis te arvate, mis selleks võiks välja käia? Jah, seoses sellega, et ikkagi meil siin vaktsiinitarned viibivad ja me ei ole ikkagi saavutanud karjaimmuunsust veel nii-öelda. Jah, inimkarja immuunsust. Jah, et siis võib-olla peaks väljastama mingi loa inimestele, mille alusel nad käivad väljas. Jah, et kas neil on kõik reeglid selged? Jah. Mis see oleks siis mingi? Et siis selline eksami moodi asi, et aga mina arvan, et kõige parem on inimesele ikkagi ise jõuda mingi teadmiseni, et me ei tohiks lihtsalt kehtestada karmi reeglit. Äkki me peaksime ise kuidagi harima ning seeläbi kontrollima, kas nad läbisid meie õpetuse korrektselt. Väga hea mõte, et teeme näiteks Zoomi keskkonnas koolitus. Pakume inimestele koolitusi, umbes nagu autokool tänapäeval. Kohustuslikud need tunnid. Jah, kohustuslikud tunnid, mille iga inimene, jah. Ja kõik see on tasuta inimestele, lihtsalt tuleb riigilõivu 2500 eurot maksta. Jaa, see ei tohiks kellelegi probleem olla selleks, et ikkagi läbida eksam ja saada meie peremeeste käest siis ikkagi luba õues ringi liikuda. Vabalt. Ja et olemegi siis tegelikult juba ette valmistanud siin sellised küsimused, mida seal eksamis siis võiks inimeste käest küsida ja... Kas need on sellised üldised? Kõik valdkonnad on sees?
kõik valdkonnad on jah sees, et algab siis selliste nagu lihtsamate küsimustega, mis on võib-olla isegi elementaarsed juba kõikide jaoks, võib-olla mitte kõikide jaoks, aga 2 meetrit näiteks. 2 meetrit ja see visiir, Kanna maski ja püsi kodus ja need, et helistad näiteks pigem helistad sõbrale, mitte saa temaga kokku. Ja või helistad menti, kui sa näed, et keegi mingid reeglid rikub kuskil, et ka nagu seda kindlasti. See oleks lahendus kindlasti, jah. Aga et seal ja siis on nagu sellised keerulisemad küsimused juba, et nagu spetsiifilisemad, et näiteks, et mitu minutit ühe konkreetse inimesega päeva jooksul kokkupuutumine, et mitu minutit sa võid, et mitte saada surmavat taudi enda. Hommikul 5 minutit, lõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, kokku 15. Kuid sa võid ka järjest olla 15 minutit. Ja siis sul on surmavat taud kindlalt käes. Ja, et see ei ole niimoodi, et võib-olla enamus inimesi arvavad, et see on lihtsalt selline, et 15 minutit ja siis käid kuskil võib-olla ära korraks 10 minutit ja tuled tagasi ja siis on jälle nagu uus 15 minutit. See nii ei käi, et see käib ikkagi täpselt ööpäeva järgi ja seal ööpäevas kokku 15 minutit, kui sa ühe konkreetse inimesega kokku puutud, siis seda informatsiooni kõik võid vaadata Terviseameti enda lehel, et see on elementaarne, aga ütleme nii, et tavainimese jaoks, kes on siis kõige tavalisem inimene, et tema ei pruugi nii spetsiifilisi nüansse siis selle taudi leviku juures teada. Kahjuks ta ei tea seda. Ei pruugi teada. Või lihtsalt ei hooli. See on ka teema. Jah, kahjuks leidub ka selliseid meie seas siin. Et proovime küll olla nagu siin üks terve rahvas ja kõik koos kuulata sõna ilusti ja siis on mingid inimesed, kes lihtsalt ei kuula sõna. Vilistavad selle peale. Ja vilistavad jah nende väga vajalike reeglite peale, mis on tõesti vaja, et meil ükskord pääseksime vabaks. Pingutada tuleb rohkem. Sellest pääseks vabaks sellest surmavast taudist ja nendest maskidest, mida me kõik tegelikult isegi juba praegu mingi määral tahame kanda. Külmaga meeldib ju kanda. Külmaga talvel on väga hea, mina olen kogu aeg talvel käinud maskiga. Ma käin kogu aeg maskiga üldse. Aastad olen juba rääkinud. See on kindel. Aga tulles tagasi eksami juurde, kuna tegelikult reegleid ja siukseid häid nõuandeid, mida kõik peaksid järgima on päris palju, siis me võiksime jagada küsimused ära nii-öelda raskusklassidesse, et osad võiksid olla siuksed elementaarsemad, et näiteks valikvastustega. Jaa, muidugi, see on väga elementaarne. Et nagu autokoolis umbes, et sul on nagu valik ette antud, kuna reeglid on palju, siis sa saad nagu kohe kiiret ära teha nagu. Jah, eksami kiiret ära teha. Sa ei pea hakkama ise kirjutama ja paned risti õigesse kohta, jah või ei nii-öelda. Et mitu meetrit inimeste vahel peaks olema? Valikvariandid on siis kas 1,8 on okei juba, see me kõik teame, ei ole. 2 meetrit. Niimoodi. 1,8 on juba jaagi tuleb sinna. Läheb ohtlikuks juba. Ja siis võiksid olla ikkagi siuksed paar loomingulisemad küsimust. Näiteks, et kui sa satud mingisse sellisesse erilisemasse situatsiooni, siis mida teha? Et ühest küljest see õpetab ka nagu sellist tegelikult ka siukest loomingulist mõtlemist. Loomingulist mõtlemist just, et ja hoiatab ette järgmise keerulise olukorra ees, mis mõnel inimesele või ebamugavust võib tekitada. Jah, näiteks kui teda sunnitakse karantiini peremeeste poolt. Just, näiteks. Näiteks on seal üks selline konksuga loominguline ülesanne, kus siis inimene peab vastama, et kui ta läheb poodi ja kohtab seal lähisugulast, näiteks oma ema, kellega ta koos juba elab ja siis näiteks, et mida siis teha, et kas üldse peaks rääkima, kui sa kas inimesed üldse teavad, et kas see loeb ka ikkagi see kokkupuude, et te elate küll koos, aga te olete juba tegelikult erinevates kohtades käinud. Et teekond poodi on olnud erinev, kumbki võis juba tee peal surmava taudi üles korjata. Mina ilmselgelt sellise et seal, et inimene peaks siis kirjutama, mida ta teeb ja kuidas
sest mida me võiksime nagu siis sellisel juhul õigeks vastuseks lugeda, et kindlasti on neid mitu, aga mis võiks olla selle situatsiooni kirjelduse õige vastus, millega ilmselgelt peaks ikkagi vältima kontakte. Nagu sa juba mainisid, et erinevad teed pidi tulnud. Ja laud on juba võib-olla üles korjatud. Kui ema peaks nagunii õhtul koju jõudma, siis see on ju okei, et lihtsalt ei pea poes rääkima. Ei pea poes rääkima, vaata mööda lihtsalt. Nagu ei paneks tähele. Ja nii saab ju kõik saavad ostud kiiremini tehtud, siis levib ka selle võrra taud kaubanduskeskustes vähem. Samas sa ei räägi ka nii, et sa ei paiska neid pisikuid õhku. Ja kuigi tegelikult sul on mask ees. Teil on emaga juba sellisel juhul graafikud, mis kell keegi õues käib, et vältida sellist olukorra võimalikku tekkimist üldse. Või siis nagu leppida täpselt kokku, kus ema päeva jooksul käib ja siis ise kindlasti minna vähemalt 180 kraadi minema, vähemalt esimesed 3 kilomeetrit peab minema täiesti vastasse ilmakaares. Ei no, samas võib ka nagu lihtsalt erinevates poodides käia. Äkki sulle meeldibki Selveris näiteks käia? Ma arvan, et üldse kõik inimesed võiksid endale kaubaga poest koju tellida. Jah, nagu mina seda. Pigem ise lihtsalt toas olla ja oma tervise eest hoolitseda, kandes maski ja... Kõige õigem käitumine võiks olla siin kohal, et tegelikult see võib olla trikk, see trikiga küsimus. Kõige õigem käitumine on see, et sa ei lähe poodi, vaid tellid endale kauba koju. Ja see on hea mõte. Siis ei pea jõudsa ema poes nägema. No selle eest saaks, seal võiks olla siis vastuse... Hinne võiks olla punktiline, et me saame hindame üle, meil on komisjon, eks ole, meie ja me hindame ära, et näiteks selle saab 5 punkti maksimum, mis saab selle ühe loomingulise ülesande lahendamise eest, neid võiks olla näiteks 4 tükki. Ja umbes nagu kirjandit hinnatakse, hindad nagu teksti sisu. Sisu ja vormistus, kõik. Ei, mitte vormistus, sisu, kuidas inimene saab aru. Me oleme siin ikkagi... Harjutud ühiskond, muidugi õige. Jah. Aga hästi. Ja selge, et... Võtame töösse. Võtame töösse ja võtame selleks korraks otsad kokku, et ma käisin just vaatamas, et tegelikult on... Edastame ka täna õhtule valitsusele omapoolse ettepaneku ametlikus vormis. Nõude. Jah. Kuidas taud alistada. Suuliselt. Jah. Ja... Ise me siin praegu ka ei dokumenteeri seda, mis me siin täpselt otsustasime ja mis küsimusteks läksid. Et kõike head ja meeldivat aastapäeva jätku. Hurraa! Hurraa, jah. Turmav laud.